Puhku! Noorid puhku! Kätte ongi jõudnud see kuu viimane päev, ehk siis homme on 1. mai ja Linda kaua oodatud Muhu-sõõr. Leonikene meil siin ka tukub siis, rattad on ka peal ja sõidame Pärnusse minu ema järgi, kes siis kella 2 lõpetab töö ja tuleb siis mõttega kaasa, et Leonikest samal ajal valvata, kui meie seal Muhu-sõõrile ringi pea teeme. Ja ega muud praegult polegi kosta, kui et võtame MC peale. Praam läheb meil 15.15 ja pärast seda on väikene plaan, vaatame, kas see teostub ka. Läheme sõitma väikese tunnikse ringi, kui ei, siis ei. Ja homme juba on start kell 11. 105 kilomeetrit. Muhus! Uskumatu. Aga tegu on, nagu ma olen eelnevalt maininud, nii ägeda üritusega, et seal on siis 3 segmenti. 2 segmenti on sama mis eelmine aasta, ehk üks oli munakivi lõigukene, selline kruuse ja munakivi ja palju. Teine on, ta oli öeldud küll siukse nagu mägi näitab, mägisem trass, kuigi tegelikult mäge seal ei ole ilmselgelt on ja. Ja viimane on siis kuskil kaevanduste vahel, vähemalt nii mul siseinfo on antud. Et 3 korral on võimalus võita parimal naisel ja parimal mehel Coopi poolt 150 eurot ja Hawaii poolt ka 150 eurot, seega auhinnafond on päris korralik. Pluss veel, äkki Lindal on õnnekäppa 2 inimest, nii rahvuslikult kui põhiselt võidavad loosi tahtel omale sellised nagu harrastaja rattad. Täpsemalt seda ei mäleta üldse, mis see firma oli selle täpsemalt sellel rattal, aga Hawaii rattad ilmselgelt on need on ju. Ja et vaatame, kas selle võtame ka koju. Meil üks koht reelingul on vaba. Nii et mul tegelikult seda loosiõnne väga palju, ma ei tea, kas sul on ka või? No siis loodame, et kellegi õnn täna, homme on töökorras. Ja me võtame ratta ikkagi. Ja võtame ratta ikkagi. Meie tutvusi. Vot, aga ega siis praegu miskit ja näeme siis, kui järgmises hetkes. Bye! Head ihku meile! Tervitage minu blogi. Njami! No mida vaid? No siis on esmaspäeval. No pole olnud üldse mingit esmaspäeval. Ehk emal hakkas kodukontor ja tuli autosse meile. Ütle tšau ka! Sõit praamile. 15.50 jõuame. Mis kell on? 15.15. Vabandust, issa, ma sain veel šoki ja mõtlesin, et ütlen, siis mõtlen, issa, meil praami läheb ju 15.15. Aga Lindal on pandud meie elamise aadress sisse. Seega kerge šokk oli praegult. Me jõuame 20 minti. Minti uuesti? 20 minutit umbes, me veerand tundi jõuame varem kohale. Enne praami. Protipp, tehke endale snäkke kaasa. Ma vorpsin koos eile Leoniga kaneelirullikesi kaasa ja viinilepirukaid, mida väga palju enam pole. Aga selle eest on meil head kaneelirullid on head, Leon või? Mitte. Ahaa, jaa. Kas sa praami peal? Ja influencer. Avaldasid soovi, et miks meie filmi juba neid?
tehke midagi tarkanud. Väga tark, väga hea. Natukene reaalelu ka, kuna Leonikene on olnud siin nohune ja kõhane, siis natukene olen aevastunud paar päeva siin. Seega Lindakene soovitas mulle gripiteed või mis iganes pulbrit. Ja nüüd ma selle Coldrex Maxi Grip. Ja nüüd ma selle kulistan endale kõhu vahele, neeru vahele ja loodame, et see mis iganes mind kummitama hakkab vaikselt, läheb minema. Cheers to me! See oli kuum! Käed üles nüüd! Aga sa pead ise, seal ei ole selles mõttes. Seal ei ole. Ma ei võtnud isegi hommikusööki, et ma arvan, et ma võtan midagi. Mää! Võta vahet kinni, ketab ja... Issand, hästi pani jala maha, et sa siin naerad. Ennem kui see tuba sassi läheb, siis vaadake, kui armas meie toakene on. Toa nimi on Ingel. Ja no, täitsa inglikene on. Nii et nüüd lähme paneme riidesse ja lähme sõitma. Juhu! Mina oma sõpradega. Mis õige sõber on? Vänta. Tere vlog! Jah. Tere hommikust! Kätte jõudnud siis 1. mai ja mina olen siin enda söögikest lõpetamas. Leoniga oligi vähekene tegemist, temale pidi andma ennem toitu. Oligi vähekene mure, et kui tal näiteks sai käes katki läheb, see maailma lõpp. Linda, kus järjekorras me oleme? Metsu järjekorras. Nagu ikka metsu järjekorras. Oled valmis? Sa ka käsi või? Ma täiega valmis. Täiega palav on. Aga hea on. Nii et meil on vaim valmis. Pean ägeda paaled kiiri panema peas. Nii et wish us luck ja näeme rajal. Teeme meile musiga. Teeme musi. Liidrid. Ülihea kävel. Mu lemmik kävel on uus lemmik. Taha külli vist ei juba oodata ära. Saate mu YouTube'i. Mis tuju on? Ülihea. Mu lemmiknädal ongi täpselt sellisel teel. Kui sul tuju käsi kokku. Esimesed muljed on see, et segment on läbi, aga palama kõigil on ju. Minu taga kukkus üks naine, vahetasin trajektoori ja jäi mu rehvi kinni, nii et nüüd siis kuulame järgmisse punkti, kus on järgmine segment. Loodame, et tööturg on hästi keskunud. Nii, teise segmendi võit tuli ka mulle. See oli päris pingeline. Keegi, enamus meist keegi ette minna ei tahtnud. Ja lõpuks jäi mulle siis, ennem seda kui lõppu ma räägin, siis oli väike põnts, kus oli meid nagu
vaatamas päris mitmed. Nagu, et on nagu finiš. Panin selle mäe siis nagu kinni. Siis ma sain, pekki veel on ju. Ja siis oli jälle tuuluastme kogu aeg ja lõpuks siis kui nägin lippe, siis mõtlesin, et ma olen esimene hundi ees seal nii-öelda ja mõtlesin, et ma siis panen, et vaatame, kas tuleb järgi või ei tule. Ja õnneks ta tuulest välja ei jõudnud ja võitsin. Nii et võib oleme siin söögiala on seal, kus saab siis mingeid snäkke asju. Vaatame ponni kokku jälle. Ja siis meil on üks segment veel läinud, mingi karjäärikas. Täidan oma põdeid ära. Söön siin komme ja läheme edasi. Üks segment on veel jääd, nii et vaatame, kuidas see läheb. No 2 sõna Eesti raadiole. Nii ongi. Suust banaanine. No võta aega, ma filmin seda meeste järjekorda, kellel on kõigil janu vä? Nii, 2 sõna Eesti raadiole. Hunt sai ribadest tõmmatud, päeva eesmärk on täidetud. Yes! Maiuspala! Juua! Aitäh! Paar sõna Eesti raadiole. Söögipaus. Eelmine aasta olin päris vihmane. Otan kogu teevad nipu. Ma võtaks ta leivaga ühe. Juustusaia juba hea. Nii, Priit, mitu võitu tuli? 3-3. Aitäh teile. Ära jäta hängima mind. Võtta patsu. Teist ära. Jätame ikka video. Pane nüüd, mida pekki! Võt see oli tihe. Lõpus juba tundis, jah? Nii, lähme nüüd maasikale. Siin lõpus saab maasikat. Vaadake. Ja vaadake. Sõiduga finišit ära. Lõpp on täis! Sõbrake, ütle midagi. Hästi tarkanud. Jube mõnus. On mõnus? Ei! Olemas kus. Kohe veereme üle joone, kus meie. Finish! Mahveks sinna. Mu laps on. Selge, kuna aitäh sulle, nimene söö ja jätkuvalt meiega. No nii! Onge näed. Aitäh! No nii, kätte on jõudnud laupäev. Eile ma ei võtnud rohkem kaamerat kätte, kuna jõudsime Lindaga Elvasse alles kell 10. Seega oli pikk sõit ja koju me jõudsime. Ja nüüd ma olen siin tegemas viineripirukaid, kuna lähme varsti Lindale külla. Ja samal ajal mõtlesin, ma räägin teile siis eilsest vähekene täna veel kokkuvõtvalt. Et mina võtakski kokku selle võistluse ülipositiivsete emotsioonidega, sest et pettuma ei pidanud.
et soovitan ka teil minna võistlustele või kuskile esinema nulloodustega. Et kui eelmine aasta ma panin talle räigelt pinged peale, muidugi ka Priit pani, et keeli sa pead kinni panema, sest et nagu sa pead, siis ei pannud. Ja see aasta võtsin 3-3. Aga jah, kui alustada alguses, siis nagu ma ütlesin, siis esimene segment läks nii õnnetult, et kuidagi see käis kõik nii kähku, aga Munakivi lõik stardis panime ära, hakati üsna kohe kõike hoogu üles tõmbama ja siis tuli vasakule pööre ja keskelt tulid mööda siis Mumu klubi tüdrukud 2 tükki. Ja minu ees oli siis, ma ei mäleta enam kes, äkki Triin ja kuidagi mina mäletan seda olukorda niimoodi, et tahtsin enda olevast sees tüdrukust minna mööda teisele poole tee äärt. Seal oli ruumi ja ühel hetkel oli siis Kristin Mumust tundavalt, ma tundsin tema rehvi enda tagumise rehvi vastas ja kuulsin seda häält ja vajumist, kuidas ta nagu, mina läksin edasi, tema nagu vajus siia vastu ja kummuli ta käiski. Pärast seda oli mul, vaatasin korra kiirelt taha ka ja siis mõtlesin, et täitsa pekkis, täiesti pekkis. Mul tekkis nii halb tunne, et ma mõtlesin, ma lähen kohe katkestan, et vaadata, kus tema nagu on. Ja siis pärast, kui sõitma hakkasime nagu uuest segmenti, siis mingi, mis tegi, tõmbas pikali või ma nagu, et reaalselt neil oli mingi 6 inimest vähemalt, kui mitte rohkem. Siis ma nagu, et lõpetage ära, mul on omal juba nii halb tunne. Ja siis kui keegi tuleb veel kommenteerima ja teeb selle olukorra veel hullemaks, õnneks pärast ma nägin seda ja sain teda ka rääkida, et tegelikult tal oli kõik üldiselt hästi, muidugi olid varastusi ja ta kukkus niimoodi, et tal kukkusid prillid peast ära ja prillid tegid siis nagu silmalaubale varastuse siis, aga õnneks luud terved. Ranne oli küll tal tundlik, aga suures pildis ikkagi õnnekõnetus, kui võrrelda seda, et see oli Munakivi lõigul. Vot, järgmine segment oli tõusunukiga, kus siis ma teadsin, et seal tuleb tõus ja ma teadsin, kui pikk tegelikult lõik on ka. Aga kui me nägime seda tõusu lõppu nägime, siis seal oli rahvast päris palju pealt vaatamas, need korraldajad ja mingid abilised on ja siis minu aju mõtles, et kas on nagu finiš siin või? Kuigi ei olnud Hawaii lippe ega midagi, ja tegelikult ei ole siis seal lõppu on ja. Aga kuna ma olin kõige ees seal, ma ei tea, kas ma saan siia videoga panna, võib-olla saan, võib-olla mitte. Minu Instagramis igal juhul seda näeb, see mu highlights'id alla ka pandud. Et ühesõnaga seal tegin nagu finiši ja siis minu õnneks ei läinud keegi pärast seda uuesti sõitma, nagu ei hakanud uuesti siis nagu sprintima, vaid oldi kõik koos, kõigil oli pulss punasest tõenäoliselt. Ja siis pärast küsis mu käest Riin ka, et kas oleksid jõudnud nagu, kui tema oleks pannud, kui tema oleks pärast seda mäevärki litri pand, siis kas ma jõudnud, ma ütlesin, et ma ei oleks, nii et jumal tähendab, et ta ei pannud seda litrit sinna. Ja kui see lõpusirg oli, siis nagu ma ütlesin, kohe peale lõppu ka tegin teile ülekande, siis pidin ees sprintima, sest et ta lihtsalt ei läinud mööda. Ta oli päris palju kogu aeg käinud taga. Et see oli minu jaoks nagu huvitav, et ta nii käitus. Aga läks see kord nii ja minu õnneks, et kui ma isegi olin eespool, siis sain selle kohe hästi hakkama. Vot. Ja 3. segmendil siis oli midagi uut, ta oli uus sellepärast, et me eelmine aasta ei olnud see nagu segment. Me tegime selle küll koha läbi, aga mitte niimoodi, et ta oleks olnud võistluse hetk. Ja sealt stardis kohe Hanna pani minekut, ta
tegelikult pani ka eelmisel segmendil kohe stardist, et talle see TT värk meeldib ja hästi pani, nii et punt jäi ribadeks. Mina istusin taga, 3. segmendi ajal ma ei istunud taga, ta tegi vahetuse, ma sõitsin ees ja siis küsis ka, et kas kuhu lähme, samas ruttu kaarti, mulle ütleb, et sinna või tänna. Ja siis ma isegi mõtlesin korraks selle segmendi keskel, et tahaks selle Hannale anda, sest nagu ta tegi ka head tööd nagu, aga siis mõtlesin, et vaatame, kuidas see lõpus läheb, et kui tõesti niimoodi, et ta mul kuskil külje peal, siis ma nagu annan talle, kui ma tõesti ei jõua ka ise, onju. Aga ta kuidagi jäi maha seal lõpusirgel, et ma olin ise ees. Läheb! Priit jälle 3. Ja ta ei suutnud must enam nagu välja tulla, seega hea kuju. Seega ma ei saanud seda nagu talle otsad anda. Siis mõtlesin, et vaatame, kuidas läheb. Et kokkuvõttes super värk. Et nüüd on toiduraha ka korralikult kogutud ja Hawaii pappi ka. Peabki mõtlema, mida Hawaiist üldse vaja on. Esimene asi, mida ma mõtlen, et ongi prillid. Sest see mulle kuidagi meeldib erinevaid kanda. Vot. Seega siuksed on minu muljed. Mul oli mingi, mäletan, et ma eile, kui ma mõtlesin, ma tahan, tuli meelde, kui siis viimane segment läbi oli, siis Priiduga koos me hakkasime edasi sõitma, siis me vaasime veel meeste selle sõidusegmendi lõpuni ja siis mingi, ma ei tea, 5 kiltine lõppu äkki või. Järsku vaatan, et tee on nagu üli sarnane Ivo linna nagu. Ja siis Ivo karjuski mingi, et läheb, et kas teil luba on või piletit, et nagu siit läbi tulla või. Aga ta oli mega rõõmsak, et me nagu, no mingi homiga oleks rääkinud. Ja teda nagu nii tore järsku näha seal. Et see tegi minu selle sõidu lõppu veel eriti rõõmsaks. Vot. Nii et nüüd mul ongi siin 3 ägedat medalikest. Mägede hirm, munakivimöll ja karjäärikuninganna. Nii et igati edukas võistlus ja ma kohe panen vineritahju. Kutsu mind juba. Nii et soovitan ka sul, kes iganes sa vaatad, Muhu Sõõrile tulla järgmine aasta. Sa ei pea võistlema, sest et see on võimalus, see ei ole kohustus. Ja enamus inimesed ju seal sõidavad lihtsalt oma lõbuks. See ongi peamine. Ja ilmataadiga meil ka räigelt vedas see aasta. Eelmine aasta oli full vihm ja väga külm rõve ilm oli. Aga see aasta läks meie õnneks ja oli mõnus. Ma olen väga tänulik, et mu ema tuli Leonikest hoidma. Leon sai ka seal 300 meetrit sõita ja nautida. Sai mängida kitsekestega, sai vaadata, kuidas kitsekene saab piima. Kitsepojakene seal oli ja see oli Kutsu, seal oli Kiisu, seal oli üks meie ratturi tütar, kellega sai mängida. Nii et tal oli väga mõnus, ta väga ootas seda praami peale minekut ja kogu seda reisi. Et muidugi ühtpidi on lapsega reisimine võistluste minek natukene mis see sõna on, stressi rohkem, selline pead mõtlema, kas mis iganes emana mõtled mingi, et kas tal kõik hästi on ja et kui ta hommikul sööma hakkab, et siis temale süüa anda on ja vahepeal tundsin, et isegi kui mina midagi tegin, ei taha emmet, tahan mana, nagu väga hea, sobib, aga teine, et ei taha mana, tahan emmet, siis et okei, siis emme teeb. Et jah, manal oli kindlasti väga töine nädalavahetus,
aga samas sai ta tulla Muhumaale, kus ta muidu ei läheks. Seega, mina arvan, et kõigile oli see meeleolukas päev. Linda tegi ka lõpuni nagu insane, kui äge naine ta on ikka. Nii et tema oli uhke minu üle, mina olin uhke tema üle. Me olime tänulikud, et see oli nii äge reis. Ja ei jõua ära oodata, et järgmine aasta juba oleks lähemal. Vot. Nii et rõõmsat päeva teile. Loodan, et olete seda suvist, võib küll öelda, ilma nautinud. Ja olge tublid, olge sportlikud, olge terved. Ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!